No nii, tervitus. Oleme siis Rally CS-is Series Pargis praegu. Katsed on kirjas. Katsed on küllaltki kiired. Siuke suht põhjagaasi ralli saab tulema. Tänase katsed on päris okeid. Esimene on päris äge. Teine on siuke pigem kiire. Jah, vedrustusega kahjuks küll mingit kilometraaži alla ei saanud, et lähme nüüd sellise keskmise setupiga peale ja hakkame katsavad minema, kuidas siis tundub ja siis ühesõnaga katsavad siis hakkame ka niimoodi seadistama autot ja õnneks tuli nüüd päris kõva vihmasadu, et meil on pigem see positiivne, et mulle vihm meeldib ja ühesõnaga siis vaatame. Nüüd on veel siis katsed üle vaadata, paar parandust veel teha ja siis ongi vähem kui tunni aja pärast on meil siis juba poodium ja sealt siis meil see ralli algab, et ma arvan, et tuleb äge ralli. Nagu ikka, kogemusi ma arvan ohtralt ja ühesõnaga võtame siis step by step ja nii on. No nii, oleme siis stardi ootealas, kohe läheb siis poodium, vibe on päris hea, tümps on hea, päike tuli välja, ma arvan, katsud on veel küllaltki, ma arvan, libedad ja mudased ja aga mis seal on? Lähme siis kindla tundega peale ja hakkame siis katse tulema ja hakkame siis vaatama, saame autot tagasisidet ja siis saame ka kohe võrrelda aegasid, et kus me positsioneerime, et hetkel nagu ei ole väga suurt aindust, et kuhu võiks positsioneerida, aga peale esimest on näha, et kuidas meil tempo on, et kas peame juurde andma või mis iganes, et ühesõnaga vaatame, et kõik praegu toimib ja on hästi. Ar tādu startu skaitu, bet tagad uz startlinijas no Igaunijas Kārlis Mārtiņš, Volvers un Ānika Suna. Nice! Carl Martin, I haven't seen you in a while, but it's fantastic to see you here in Cesis. Of course, you too. How you been doing so far? Doing some rallies and yeah, fighting. Like always. It's gonna be a fun weekend here in Cesis. Yeah, the stages are pretty nice and okay, it's like flat out rally, but I think in general it's quite okay. So we are going step by step because we have new dampers and don't know the setups so well. So we are going stage by stage and I think we can see the timetable and then we can know how to push and yeah. All right, best of luck to you. Let's see you in the stages. Kārlis Mārtiņš, Volvers. Saka, būs pamatīgi daudz darba. Viņam arī ar regulējumiem, bet tagad uz starta līnijas. Obviously, Edijs Bērgmanis un Edgars Grīns. Vienmēr prieks pēc šo smaidīgo duetu. No Čāri. Nu, skaisti klausēs. Mēs paliekam... 70 väike nukk vasakult ja parem uus nukk, 30 stopp, parem 3 pall Kurusale, 50 vasak uus pikk ja parem uus pikk avaneb trampliin, 70 nukk parem 5 kirra, 50 vasak uus pluss nukiga, 40 keerab, vasak uus pikk, 50 nukk, vasakult 40 parem 6 miinus, 40 nukk natuke paremalt 10 kohe vasak 6 ja parem 6, 120. Lühike vasak hoia, kohe parem 6 kinni, 5 miinus ei. Ja vasak 6 miinus pikk avaneb 40, lühike vasak 6 miinus hoia ja parem 5 miinus.
parem 50, parem 4 trampliiniga kinni 3 close, 30, parem 4 pluss trampliiniga alla, avaneb ei, 30, lühike vasak 3 pluss ekstra hoia, 40 vasak 6 miinus viskab ja parem 6 viskab ei, 40 stopp otsaks, parem 3 pluss pall avaneb pikk, 70 stopp vasak 4 miinus kirra sisse kohe parem 3 pall. Ja stopp õige vasakult, kohe vasak 2 miinus maha kruus. Ja parem 3 ei. Kas midagi on viga või? No suht libe on jah, või noh. Sul ei ole tuju ka vist. Parem 3 pall, 50 vasak 4 miinus nukiga pall hoia kruus, 20 stopp, parem 1 tagasi ülikitsas. Ja vasak 4 kinni 3 lühike. 150. Vasak 6 pluss. 70. Parem 6 pluss pikk. 40 vasak 6 pluss trampliiniga pikk kinni. 6 miinus hüppega 70. Ja vasak 6 miinus trampliiniga. 10, parem 6 ja vasak 6. 50 stopp, parem 5 miinus trampliiniga avaneb pikk. Parem 5 pikk, siis nupp 20 vasak 4 miinus kirra sisse. Ja parem 4, 30, vasak 6 miinus 20, parem 6 miinus 150. Lühike parem 6, 30, vasak 6 hoia, 20, parem 5 trampliiniga alla, 70. Vasak 6 pluss nukiga 200. Parem 5 pluss pikk 20. Nukk, leid parem 5 miinus 40. Vasak 6 nukk 30 keerab, vasak 4 miinus pikk 70. Parem 5 pikk 30. Vasak 6 miinus ja parem 6 miinus 50, vasak 6 nukiga 100 ka paremalt. Ja kerge parem 50, nukk 120, vasak 6 pluss pikk 100, parem 5 miinus ei nukk 40, parem 6 trampliin, kohe vasak 6 pikk 50, väike hüpe 20, parem 6 miinus ja vasak 5 ja vasak 5 30, parem 6, finiš. Hakkab tulema või? Jaa, vaikselt. Joki-jou. Tee nüüd. Nii või? No nii, et tänane päev siis on tehtud. No, enam-vähem võib öelda.
eks on vaja seadistust leida. Esimene katse tundus nagu suht kehva endale, aga aeg oli täitsa okei. Et siis tegime katset vahepeal paar muudatust, mõned klikid siia-sinna. Aga ma ei tea, täitsa katse aeg on nii ja aga tunne oli kõvasti parem, tuli kõvasti paremini välja ka. Aga ei tea, eks vaatame, analüüsime videosid ja paneme siin uued kettad, klotsid ja ühesõnaga, et natukene siin seadistusse üle mõtleme siin ja homme on uus päev ja eks siis vaatame, kuidas siis homme ajad on ja kuidas tuleb, et eks siis lähme step by step jälle, nagu ma ütlesin. Tšau! Tangite, siis ühe katse ära, siis uuesti tangite. Ja siis te 2 katset, siis sa pead neid kokku liitma. Jah, me siis peale 2 katset ei tangiks jäänud, sul oleks servisesse. Jah. Aga seal on see võimalus ka, et peale 2 katset saad ka veel tankida. Mõtta, seal ongi just see, et muidu see raskusena kannad seda aine selle ülesõidu kaju veel. Mõni mõned vaatavad hästi täpselt, et võimalikult vähe kütus sees oleks. Katset tehakse, et pärast on... Nii, tere hommikust kõigile. Täna on siis laupäevane hommik. Ilm on täitsa enam-vähem. Autoseade on, ma arvan, väga hea. Eks siis ongi esimene katse, siis kohe näeme, kuidas siis seade tundub. Muudatusi tegime oma jagu. Ühesõnaga, tänane päev tuleb põnev. Katsed on, ütleme, päris kiired. Mitte küll nii kiired kui eilne see teine katse, aga sinna lähedale. Ja ühesõnaga, vibe on meil hea. Kõik asi toimib ja vaatame siis, mida iganes. Lõpu peab uuesti tegema. Nüüd ongi aeg teha viimane legendi kontroll ja siit edasi ongi, lähme siis katsetele. Nii, tere hommikust minu poolt. Praegu siis keerame veel neid asju, mis öösel tegemata jäid, sest et Karl-Martin veel öösel mõtles, mis ta auto kõrgusega teha tahab. Ja nüüd siis veel reguleerime need paika. Muud asjad said öösel tehtud, et sai oilid üle käidud, kokkujooksul, lahkujooksul üle vaadatud, auto puhtaks tehtud ja ära hooldatud tänaseks rallipäevaks, et nüüd keerame veel auto kõrguse paika ja siis on juba hästi ja saab minna kihutama. Parem 6 ülipikk. 70 stopp, vasak 3+, sisse, pikk. Ja parem 4 nukk, 100, parem 6, 50, nukk 10, parem 6 ja vasak 6. Slalom paremalt. 40, nukk 10, vasak 6+ nukiga kruus. 70, parem 6. Slalom paremalt. 40, nukk 10, vasak 6+ nukiga kruus. 70, parem 6, pikk, ülipikk. 70, stopp, mis on vasak 3+ sisse, pikk. What happened to the car? Actually, I don't know. After the chicane, after the chicane, it started to smoke. So we lost completely the power. I think it's turbo. Yeah. So we need to look what we can do. Okay. Oota.
katkestamine, okei. Räägi, mis juhtus? Või mida sa tead? Kohe. Hetkeseisuga siis 3. katsel kaotasime pea 2 minutit ja põhjuseks on hetkeseisuga turbo. Ja suure tõenäosusega me ei jätka seda rallit enam. Et Martinile minnakse kohe järgi ja siis eks tema käest saame täpsemalt teada, mis see edasine plaan on, kas ta tahab uue turbo panna ja jätkata või mitte. Eks seda näha ole varsti. Mootor maha ja? Võtagi see aeg, et enam uksel välja, vaata vestlus üle, et ärme lõhu rohkem. No ütleme, et jah, selles suhtes... Ega mina olen ka seda moolt, et näed, test ja kõik asjad ja toimetamine. Aga kui me selle nüüd ära lõhume, siis me oleme esmaspäeval veel olemas. Siis meil ei ole ühte turbot. Siis ei ole mitte midagi teha. Selle turboga paneme esmaspäeval peale kirjete ja vahet ole. Läheme sõidame, teeme testi, iga kui sa tellid ja mis iganes tagapreks. Aga muidu meil on järgmine kõik asjad tuksis. Mis me täna püüame? See ei anna ka täna midagi. Sa ei saa täna isegi amorti testida. Ei ole niimoodi, et sõidad katse ära, tuled, teeme seda teist. Näe seda küll, jah. Peab 3 katset ära kestma sellega. Oleks vaata seda omavahelist, seda saanud täna siin teha. See oleks nagu suur pluss on. Aga täna seda ka ei saa teha. Mitte muhku. No hard feeling. Ei, see on mõistlikum otsus. See on siis meie katkestamise põhjus, et see asi siin niimoodi teha ei tohiks, nagu ta teeb. Et turbovull on siis pooleks ja sellest piisab, et autoga mitte kiiresti enam sõita. Ja nii ongi. Jah. Turbo siis ühesõnaga. Tänase päeva esimene katsel siis põhimõtteliselt suht alguse poole. Šikaanist välja kiireldades siis käis kõlks ja oligi siis jõud läinud. Et arvasin, et äkki lõi turbolõdviku lahti. Jälgisin mootori parameetrid asju, et need kõik paigas, et venitasime siis katse lõpuni ära, aga jah, kui me katse lõpus jõudsime, et siis oli suur suits taga ja oli teada, et on ikkagi turbo mehaaniline pool tuksis, ja siis ühesõnaga võeti nüüd siia ära, et poisid siis võtavad turbo küljest ära praegu ja otsustasime, et oleks olnud võimalus vist jätkata ka, aga läheb nii-öelda liiga kriitiliseks, et otsustasime, et ei jätka kahjuks siis tänase teise poole päeva pealt, et teeme järgmiseks rallis rohkem testi ja trenni ja paneme uued turbotestid külge ja valmistume järgmiseks Paideks siis korralikumalt ette ja on juba autoseade käes ja saame ühesõnaga asja veel paremaks, siis oleme Paides siis kiiremad ja paremad ja tublimad. Viska enda allkiri alla ja katkestamise põhjus allkiri.
Bellissimo. Bellissimo. see siin on naljasaade. see naljasaade.